Need, kes on varem käinud meil sellel webinaril või koolitusel siin näiteks sügisel, on kindlasti nüüd paljude uuendustega juba kursis. Aga võib-olla hästi kiiresti paari sõnaga teile ka, kes ei ole pikemat aega käinud või kes nüüd on käinud ja tahaks teada, mis vahepeal uut on olnud, siis eelmine aasta meil hästi palju läks meil aega tegelikult sellise kasutusmugavuste peale, et võib-olla siis täiendavat funktsionaalsust ei olegi nii palju juurde tulnud, aga hästi suuresti tegime ringi meie seda äppi ennast, admin keskkonda ja kui te vaatate meie kodulehte, kuhu me ka kohe lähme, siis koduleht on ka täiesti uue näo saanud ja koduleht ei ole meil sugugi mitte valmis. Sinna tuleb natuke sellist interaktiivsust ka pisut juurde. Aga nüüd nagu meil oli lubatud, et me tahaksime esimese asjana näidata teile, kuidas kaarti luua hästi kiiresti. Nüüd käime võib-olla need asjad siis kohe läbi. Natukene valed asjad tulid ette vist. Nii, ma loodan, et te kõik näete seda meie kodulehe ekraani siin või kodulehe pilti. Ja alustame siis selle kaardi loomisega. See algus on kindlasti kõikidel juba tuttav. Aga teeme selle teema kiiresti läbi ja saame nendesse asjadesse ilusasti sisse. Nii, looma kaart on siis see koht, kus peaks saama kõik need kaardid luua ja esimene asi on kasutaja registreerimine. Nii, meil tuli üks panelist tuli sisse siia. Natuke see on meil tehnilisi probleeme selle algusega siin. Ma ei tea, kas minu jagatud pilti on näha teil? Hästi, siis ma saan ilusasti edasi liikuda siin. Teil on vaja registreerida omale uus kasutaja, kellel nüüd on olemas, saab lihtsalt teha sisse logimise. Ja sisse logimisel ma soovitan kindlasti kasutada Google'it, Facebooki, pigem Google'it ja siia juurde tuleb kindlasti ka Apple'i sisse logimise võimalus. Et see lihtsustab teil tulevikus oluliselt seda majandamist ja hiljem on teil võimalik ka äpis adminina äppi sisse logida palju mugavamalt, kui te olete oma Google'i või Apple'i kontoga ka selle kaardi loonud, nii et ma kindlasti soovitaksin teil praegu seda teha. Niimoodi ma login siis nüüd Google'iga siia sisse. Paneme siis kaardile nime, koolituse mäng, olgu sellise nimega. Kellel on varasemalt juba firmad siin olemas või koolinimed, saavad siit oma valiku teha. Kui on eraisik, siis valige lihtsalt nina ja seotakse teie eraisiku kontoga. Ja teeme täna siis eestikeelse kaardi ja kuna ma tean, et meil on siin oluliselt rohkem seekord haridusega seotud inimesi, siis ma teen seekord just nimelt mängu. Küll aga mängu või võistluse, küll aga põhimõtteliselt enamus asju on siin kõik samad, mis on ka turismikaartidel. Kui mul on mõne koha peal erinevus, siis ma seda kindlasti mainin teile, aga põhimõtteliselt on asjad väga sarnased. Võistluse puhul tuleb määrata algus- ja lõpuaeg. Mina panen seal lihtsalt tänase päeva ja kellel nüüd on maakonnad või koolid, kellel on olemas oma tasuta promokood või mingisugune allahindluskood, mis iganes, siis on see koht, kus saab seda kasutada. Et sellega antakse teile siis teatud kasutusõigused või mingisugune summa raha siia
siia peale või veel mingisugused muud asjad. Selle mänguvõistluste ja audiogiidi kõige tüüpilisem vahe, miks seda üldse siin valida õige asi, on selles, et mängude ja võistluste puhul tuleb kaarti sisenemiseks kindlasti eelnevalt registreerida. Et kui teil õpilased või need mängijad või võistlejad tahavad kaarti siseneda, siis nad peavad kindlasti enne seda ennast seal registreerima, samas äpis. Paneme sisestama oma nime, oma emaili aadressi ja ka seal on võimalik Google'i ja nende vahenditega ennast autentida ja sisse minna. Audiogiidi puhul ei ole see vajalik. Audiogiidi puhul on võimalik luua täiesti anonüümne kaart, kus ei ole mingisugust registreerimist vaja, et see kaart avaneks. Küll aga vahe on see, et kui ma nüüd audiogiidi puhul tahan mängus osaleda, et ütleme, meil on mingisugune turismikaart tehtud ja me soovime sinna sisse sellise külastusmängu teha, et natuke põnevamaks seda turismituuri teha, siis mängus osalemiseks saan ma registreerida ka nii-öelda poole peal. Et ma kasutan seda kaarti anonüümsena, mingit registreerimist ei ole vaja. Aga ma leian, et see mäng on põnev ja võib-olla keegi on pannud veel mingisugused auhinnad välja, siis ma otsustan poole peal ennast registreerida. Vahepeal mängitud punktid kaduma ei lähe, lihtsalt teie nimi siis registreeritakse ja võistluse korraldajal on pärast võimalik kellegagi ühendust võtta, kui näiteks olete loosis osalenud ja osutute võitjaks. Nii, teeme uue kaardi ja siseneme kohe sellesse kaardikeskkonda. Nüüd esimene asi, mis meil ette tuleb, on, peame otsustama, et millise kaardiga tegemist on, et kas ta on meil õueala, on ta mingisugune muuseum, ka koolimaja võib näiteks siseruumides luua mingisuguse võistluse. Või on siis mingisugune kombineeritud, kus kasutatakse nii õue territooriumi kui ka siseruume. Näiteks selline olukord on mingisuguste vabaõhu muuseumites, kus on muuseumi territoorium, aga on ka erinevad hooned ja kus on võimalik hoones sisse veel luua oma korruseplaanid ja panna sinna mingid museaalid ja objektid, mida seal siseruumides tutvustada. Teie puhul me siis teeme selle õuekaardi ja liigume asjaga edasi. Esimene asi on vaja nüüd kaardil hakata punkte sisestama. Aga nüüd ma näitan siis alguses ära selle, kuidas hästi kiiresti alustada ja ehk kuidas kasutada seda visardit. See nupp on meil siin all, must nupp, visard ja sellega me saame luua kaks asja. Me saame luua kas siis sellise mängu, kiire mängu või ka mingisuguse piirkondliku turismikaardi. Ja see on kõik vajalik selleks, et sa saaksid nagu alustada mingisuguse asjaga hästi kiiresti. Ma teen nüüd mõlemad siin läbi ja esimeseks näiteks ma võtaks ühe reaalse mängu. Võtame ühe näitena ühe kooli. Paneme näiteks siia hariduse kool Kuressaares. Me ise asume ka Kuressaares. Hariduse kool on sellises asukohas. Me võtame punktid täiesti suvaliselt selle koolimaja ümber niimoodi, et meil on aega tund aega, 60 minutit, et see mäng ei kestaks üle 60 minuti ja raja peal oleks 5 punkti. Me saame seda kõike muuta siin, aga teeme sellise näidise, et tunni aja jooksul on selle koolimaja ümber vaja läbi käia 5 punkti ja et see ei võtaks rohkem aega kui 60 minutit. Nüüd on mul sisu ka. Ma tahan, et õpilased midagi õpiksid ja ma näiteks laen siia üles meie, ütleme nii, et ma olen bioloogia õpetaja ja ma laen üles keskkoolile mõeldud mingi bioloogia materjali. Mul on siin üks selline tekstifail olemas ja nüüd vajutan nuppu genereeri. Praegu tegi ta väga kiiresti, ma vajutan korra seda genereeri nuppu uuesti, siis te näete, et ta mitu korda siin katsetab neid radu. Aga ta sai ilusasti neil ühe paari korraga hakkama ja nüüd ta lõi meil selle koolimaja ümber sellise raja, mille pikkus on 3,61 kilomeetrit
ja kokku selle raja läbi jalutamine tavalise jalutuskäigu kiirusega on 49 minutit ehk tegelikult ta jääb ilusasti alla selle 60 minuti. Ja kui ma nüüd olen nõus ja kanname need punktid kaardile, siis nüüd hakkab tööle AI ehk siis Artificial Intelligence ehk siis eesti keeles TI, tehisintellekt, kes loeb läbi selle bioloogia õppematerjali, jaotab nad ilusasti teemade järgi 5 erinevasse punkti, et need teemad oleksid nagu, käiksid nagu ühe punkti kohta ilusasti. Ja ta teeb sellest ka ühtlasi ka kohe mängu valmis. Et meil on siin tekst olemas ilusasti ja meil on selle kohta tekkinud küsimus ja on tekkinud ka vastusevalikud, vastusevariandid. Esimene punkt on näiteks inimese anatoomiast. Inimese anatoomia uurib inimese keha ehitust, sealhulgas organid, kudesid ja elukondi. Ja küsimus on, et mis on homoestaasi peamine eesmärk inimese kehas? Ilmselt see vastus on kuskil olemas siin teksti sees, sest AI sellise küsimuse selle teksti põhjal moodustas. Õige vastus on, eesmärk on hoiduda stabiilseid sisetingimusi. Ja me oleme selle AI-le andnud ülesandeks, et need valed vastused võiksid olla natukese naljakad, ehk siis üks variant on siin värvida juuksid roheliseks, õpetada luid laulma, panna süda tantsima. Et turismimängude puhul on sellised valed vastused alati toredad, sest inimesed tahavad õigesti vastata ja tahavad kohe aru saada, mis on õige vastus ja need sellised vahvad valed vastused võib-olla tõstavad tuju. Võib-olla õpetajad ei taha just päris selliseid valesid vastuseid, tahavad natukene rohkem, et õpilased mõtleksid, siis ilmselt teie peate siin need valed vastused ise välja mõtlema. Nii et põhimõtteliselt ma näitasin, kuidas saab väga kiiresti kooli ümber sellise väikese mängu luua. Aga ma näitan teise asja veel kiiresti, kuidas ma võtaksin näiteks, võtame näiteks siit, otsime, otsega siia vajutada, otsime Eiffeli torni, Eiffeli Tower, nii, see on Pariisis ja nüüd me ei taha enam mitte suvalisi punkte selle Eiffeli torni ümber, vaid me tahame leida selliseid punkte, mida päriselt inimesed Pariisis selle Eiffeli ümber külastavad. Ehk siis populaarsuse järgi. Ja see ei ole mitte niisama, vaid need on päris andmed, kust me saame seda küsida. Ja ütleme, et kilomeetri raadiuses 1000 meetrit ja siit settingutest on veel võimalik veel määrata ka, et millistest kategooriatest objekte me tahame otsida. Muuseumid on siin näiteks te saate kõik seda muuta. Amusement Park, National Park, Historical Landmarks. Me hästi vaatame, mida see valik meile siin annab. Ja olgu ka siin ainult 5 punkti ja kogu lugu. Ja nüüd on siin selline valik meil veel, et las AI ehk siis tehisintellekt otsib ka kõikide nende punktide kohta internetist mingisugust infot ja vajutame genereeri. Ta leidis meile siin sellised punktid, vajutame siis oleme nõus, lisame kaardile ja nüüd ta siis otsib nende 5 punkti kohta informatsiooni internetist ja üritab selle meile eesti keelde kõik tõlkida, kuna meil on eestikeelne kaart. Ja moodustab meile sellise pisikese kiire turismikaardi. Nii, hakkab pihta, mis meil siis siin on. No ilmselt on siin Eiffeli Tower ka, eks ole. Eiffeli Tower, Champ de Mars. Sellised valikud on ta siin teinud. Ja see on selline väga hea meetod võib-olla alustada oma mingisuguse sellise turismikaardi tegemiseks, et saada mingisugune raamistik või mingisugune alus, mille pealt oleks hea asja ehitama hakata. Või kui te tahate erakasutusse luua omale
tahate mingisugust linna külastama minna ja tahate omale sellise huvitava kesklinna kaardi teha, teate, kus teie hotell on ja teete sellise kilomeetri raadiuses oma kaardi, mida seal piirkonnas vaadata. See on nüüd näide sellest, kuidas Wizardiga saab punkte lisada, aga kõike seda saab teha ka manuaalselt ja seda ma näitaksingi, kuidas kõike seda manuaalselt ka teha saab. Ja mida kõike nende objektide teha saab. Et kaardi pealt tuleb sisse lülitada lisage uus. Teate, minul on siin praegu kaardi admin keskkond on inglise keeles, ma lülitan selle ümber eesti keele peale. Jah, see on natukene olukord parem. Nii, lisaobjekt. Võib-olla leiaksime siit Tallinnast midagi. Otsime siit näiteks. Tallinna Raekoda, kas ta sellise asja leiab? Tallinna Raekoda täitsa leidis. Raekoda plats 1. Väga hea. Salmestame sellise punkti. Nüüd lisaks objektidele me saame lisada radu, ma näitan kiiresti need ka kõik ära, kuidas seda võimalik teha on. Jällegi tuleb kaardi pealt sisse lülitada uus nii-öelda režiim, lisarada. Kui te olete valmis teinud oma turismikaardi või tahate ka õpilastele ette antud raja teha, siis kõige lihtsam on märkida need rajapunktid, mida te tahate, et kindlasti läbitakse ja siis vajutada, et mis moodi te tahate seda läbida. Et siin vanalinnas ilmselt muud moodi väga ei saa, kui ainult jala. Vajutame nüüd jalakäija nupu peale ja näete ilusasti joonistati meile see teekond siin kaardi peale. Siin on meil võimalik muuta värvi. Nüüd kohe teist värvi see. Võime siin muuta ka selle joone paksust või ka siis joone läbipaistvust. Joone läbipaistvus on väga hea selleks, et kuidagi sulandada seda joont aluspõhja värvidega. Et siis sobitub see joon paremini erinevate põhjade peale, sest ka äpis ja ka veebikaardil on võimalik valida erinevaid põhjasid. Et siis ta sobitub kindlasti paremini. Paneme tal siis näiteks, PAF1, paneme tal sellist nime. Samamoodi on meil võimalik luua maalasid, kus me tahaksime näiteks erinevate kaartide puhul märkida, et kus on lubatud parkida näiteks või veel mingisuguseid asju. Paneme siia lisamaala. Joonistame siia sellise nelinurga. Parkla näiteks, läks valesti. Parkla, valime ka sellele siit oma värvi, paneme seda näiteks hoopis seda värvi. Ja olgu ta meil siin selline. See nupp siin all tähendab seda, et kui ta on default area, siis ta tähendab, et ta on lihtsalt kaardi peale kantud üks selline neljakandiline selline maa-ala, millel on teatud värv ja ta ei tee mitte midagi. Tal on võimalik võib-olla kirjeldus siia lisada. Aga kui me lülitame sisse sellise nupu nagu restricted area, keeluala, siis tegelikult kui sinna mobiili kasutab need, kes seda rakendust kasutavad, sellesse alasse satuvad mingil põhjusel, siis hakkab see mobiilirakendus karjuma, ütleb, et te olete keelatud alal mingi siit minema. Väga paljude võistluste puhul kasutatakse seda, kus on maaomanikud keelanud näiteks orienteerumisvõistlustel olla või kus ei ole lubatud kust parkida, mis iganes, et sellist asja saab siis siin kasutada. Nüüd lisaks välialale ma näitan kohe kiiresti ära selle, kuidas luua sisekaarti, indoori. Näiteks tegemist on siis kas mingi muuseumiga või koolimajaga. Ja siit ülevalt plussmärgi alt me saame siis lisada uue rajatise. Ja nüüd me peaksime selle rajatisele määrama ka asukoha. Ma ei tea, kus see hea koht siin oleks.
olgu siin mingisugune, ma ei tea, kas meil mõni muuseum siin on, aga äkki on selle koha peal vist peaks vist olema see Maiasmuka. Jah, ongi. No näiteks ütleme, et see on Kalevi Maiasmuka kohvik. Ma tean, et neil on ka mingisugune väike muuseumi moodi asi seal olemas. Ütleme, et meie muuseum olgu siin näiteks. Maiasmuk. Nii. Alvestame ta ära. Me tahame siia laadida näiteks korruseplaani, et milline meie see ruum seal välja näeb. Et väga sageli kasutatakse kõige tavalisemat evakuatsiooniplaani. Kui koolides tahate teha sellist kiiret mängu koolimaja peale, siis minge pildistage lihtsalt seina pealt see evakuatsiooniplaan. Ja paneme siis näiteks selle ground floori asemel siia ka esimene korrus. Meil võib siin näiteks vabalt olla neid korruseid rohkem. Teeme ühe grupi juurde ja ütleme, et see on meil teine korrus. Ja võib-olla paneme siia mingisuguse teistsuguse korruseplaani ka. Nii. No nüüd sai neid siin natukene rohkem. Kustutan ühe ära, mis siit sai liigselt. Nii, 2 erinevat korrust. Nüüd me saame teha sellise muuseumi või ka sellise kooli võistlusmängu erinevate korruste peale lisada neid punkte. Ja nüüd lähme siis asume asja kallale. Et üsna palju aega on mööda läinud meie sellest webinarist koolitusest, et peaksime siin juba rääkima natukene sisust ka. Hakkame pilte lisama. Piltide lisamine käib praegu nüüd natuke teistmoodi, kui ta käis varem. Kui varasemalt oli meil võimalik lisada ainult üks kaanepilt ja siis oli pildigalerii oli kuskil mujal, siis nüüd on nad kokku paigutatud lisapilte ja nüüd on kõik pildid võimalik lisada siia galeriisse. Lisame näiteks siia ühe objekti siia, paneme selle pildi, paneme kinni, võtame siit teise objekti, lisame siia ka ühe pildi. Näiteks on meil siin selline pilt. Me saame neid siin ka hulgi lohistada siia ekraani peale. Me saame lisaks panna siia ka videosid nüüd. Mul praegu hetkel ei ole ühtegi videot, aga nüüd on meil videote lisamise võimalus ka olemas, mida saab ka nii veebis kui äpis siis vaadata. Lisaks on meil võimalik panoraampilte üles panna. Ja need panoraamid käituvad siis mobiilirakenduselt sellisena, et kui seal kuvatakse pilti, siis vaikimisi kuvatakse nii-öelda selle panoraampildi keskmine osa ja kui mobiili liigutatakse vasakule paremale, siis see panoraam niimoodi ees ilusasti liigub. Et selline pildigaleriiga on võimalik ka päris huvitavaid asju üles panna. Lähme tegeleme natuke sisuga. See sisuväli on ilusasti tekkinud meile siia, see on meil kenasti välja juba ära täidetud väli, aga tavaliselt on siis see koht, kus ise kirjutatakse siia midagi või kopeeritakse. See nupp siin 4 noolega võimaldab meil siis natukene keerulisemat sellist editori keskkonda, kus on võimalik natuke see võib-olla stiliseerida ka seda teksti. Aga põhiline, mis ma selle juures nüüd tahaksin näidata, on, et kuidas kasutada siin jällegi tehisintellekti. Et üks võimalus on meil näiteks, et kui meil see Eiffeli torn, näiteks ütleme, ma kustutan selle Eiffeli torni teksti siit üldse ära. Niimoodi kustutan ära. Ma teen refreshi ka, et näidata, et see Eiffel Tower on täiesti kadunud. Nii, lisaobjekti kirjeldus. Näete, täitsa tühi on. Ja nüüd ma vajutan siit Use AI, et kasuta siis tehisintellekti ja ütlen talle, et leia objekti kohta selle nime ja aadressi järgi mingisugust informatsiooni. Loo ametlik ja faktidel tuginev tekst. Vaatame, mis ta siis siit leiab. Et jällegi üks võimalus niimoodi aidata sellel tehisintellektil internetist otsida materjali
ja aidata sisuga täita. Noh, loomulikult igal pool ei ole see võimalik ja 100% ei tohi AI kunagi usaldada. Seda peaks nagu kindlasti ka meeles pidama, et sellele päris loota ei saa. Et see on hea millegi asja alustamiseks ja et oleks selline kondikava olemas, aga tegelikult see lihaluudel on vaja ise siis panna. Aga mida see AI, kui teil need tekstid on olemas ja need tekstid on näiteks teil hästi pikad, siis AI võimaldab seda sama teksti teil töödelda, näiteks muuta lastesõbralikumaks või teha pikemaks või lühemaks. Teeme näiteks 2 korda lühemaks selle teksti. Kuigi see on suhteliselt lühikene tekst ise juba, aga et ilusasti on näha, et ta on selle teksti siin lühemaks teinud. Nüüd asendame. Hästi, lähme siit edasi, tegemist on sisuga. Selle virtuaalse kaaslase teema ma jätan korra vahele, sest selle juurde ma tuleksin pärast tagasi. Ma läheksin edasi selle mängustamise juurde, sest mängustamine on väga oluline osa nii turismikaartidel kui ka sellistel hariduslike mängude ja orienteerimisvõistluste puhul, et mida sinna punkti jõudes peaks nagu tegema. Et me oleme kõvasti kaugele arenenud sellest, et lihtsalt meil on audiogiid, mis millestki räägib, vaid see on nüüd keskkond, mis võimaldab tegelikult kogu seda elamust nagu teha põnevamaks, rikastada seda elamust, anda lisaväärtust. Ja alati on turismiseltskondades on alati olemas noorem seltskond, lapsed, kes võib-olla ei viitsi sellist akadeemilist juttu kuulata ja tahaksid võib-olla lugeda üle kiriku akende arvu või trepiastmeid või teha mingisugust muid ülesandeid seal, kui ta selle turismipiirkonnaga tutvub või siis, kui ta ongi mõeldud õpilastele või selliseks hariduslikuks võistlusmänguks, siis need küsimused ongi siin üks olulisemaid kohti. Natuke ma räägin nüüd sellest, millised võimalused meil siin praegu on. Praegusel hetkel kõige rohkem kasutatud asi on valikvastustega küsimused. Ja siin on jällegi, ma juba demonstreerisin seda, kuidas see AI oskab seda teha. Seda sama asja, mida praegu tegi meile alguses, kui me Wizardit kasutasime, siis AI tegi meil need küsimused-vastused valmis. Aga seda sama teeb ka see nupp, kui te ise laete lihtsalt mingisuguse teksti siia ülesse ja tahate, et AI pakuks teile ideid välja, et mis see küsimus siis võiks olla, siis vajutage lihtsalt seda Use AI nuppu ja ta siis selle teksti pealt genereerib teile need küsimused ja vastuse variandid. Aga päris kindlasti oleks need küsimused põnevamad, kui te ei küsiks ainult selle tekstipõhiseid küsimusi. Võib-olla koolidel on see olulisem, et nagu kontrollitakse tekstist arusaamist ja et kas tekst loeti läbi. Et siis võib-olla see olla tekstipõhine küsimus, aga kui ta on mingi piirkonda tutvustav kaart, siis kindlasti see ülesanne võiks midagi muud olla, mida nad peaksid seal koha peal tegema. Minema poodi sisse ja otsima mingi konkreetse asja hinda või nagu ma enne mõtlesin, neid trepiastmeid läbi lugeda või on seal veel hoopis erilisi ülesandeid. Valikvastused on üks variant. Üks variant on täiesti automaatne. Ma ei hakka seda okeid siin vajutama, muidu lihtsalt kustuvad ära, aga see automaatselt tähendab seda, et ta ei pea seal kohas mitte midagi tegema. Tema ülesanne on lihtsalt sinna kohta jõuda ja nii kui ta on sinnasse kohta jõudnud, automaatselt loetakse ta, see koht külastatakse, ta saab sealt punkti. Et seda kasutatakse peamiselt just sellistel orienteerumisvõistluste puhul, kus ei olegi mingit ülesannet vaja teha, et nad peavadki orienteerimisvõistlustel lihtsalt võimalikult kiiresti neid punkte läbima ja siis mobiilirakendus tuvastab GPS-i signaaliga, tuvastab ära, et ta on päriselt ka sinna punkti jõudnud. Ja siis ta saab punkti, kui ta on sinna punkti jõudnud. Ja selle automaatse tuvastumise, ütleme, kui tegemist oleks audiogiidiga, et kui sinna on lisatud ka mingisugune audiofail veel lisaks, ma selle juurde jõuan ka, siis see ülesanne või see audio hakkab mängima sel hetkel, kui ollakse jõutud selle tuvastamise raadiuse sisse.
seda tuvastamise raadiust on võimalik teil siit kaardi peal ilusti muuta, teha suuremaks, väiksemaks ja üldiselt seda tuleb muuta seetõttu, et teinekord ei ole võimalik näiteks selles, ütleme, et võib-olla see on mingisugune kinnine ala siin see talvel, et siia pääsegi näiteks talvel, siis me tõmbame selle ala lihtsalt nii palju suuremaks, et meil oleks võimalik sattuda mööda neid tänavaid ikkagi selle ala sisse ja meil see ülesanne nii-öelda, et ta tuvastaks ära, et me oleme siin selles punktis, siis hakkab audio meile mängima või tekib mingisugune küsimus või mingi ülesanne. Küsimusvalikuvastustega täiendavalt on 2 sellist varianti nagu küsimus täpse tekstivastusega ja küsimus vaba tekstivastusega. Need ilmselt mingil ajal nüüd lähevad kokku, aga kui küsimus vaba tekstivastusega oli meil siiamaani selline võimalus küsida midagi sellist, millele saab vastata kas pikemalt, mitte ainult ühe sõnaga. Ja siis hiljem mängukorraldaja sai neid vastuseid siis manuaalselt ise läbi vaadates hinnata, et kas ta loeb neid õigeks või mitte, siis nüüd on meil tekkinud siia uus võimalus, näitan teile selle asja ära. Meil on 3 varianti sellel vaba tekstivastusega ülesande tüübil. Küsimus jääb ikka samaks, et millises linnas asub Eiffeli torn, aga erinevad variandid. Näiteks käsitsi ülevaatus on see, mis oli vanasti, et ta tulebki manuaalselt sellel kaardi adminil ongi vaja kõik need ülesanded või kõik need vastused läbi vaadata. Nüüd teine variant on kinnita kõik automaatselt. See on seda tüüpi, et kui tegelikult te loete kõik vastused õigeks, teie ülesanne lihtsalt, et nad on sinna jõudnud ja midagi arvaksid. Et näiteks kui on tulemas siin näiteks Euroopa päeva mäng 9. mail, tegelikult on see juba nädala pärast reedel, ja see mäng on üsna mitmetes linnades, Tallinn, Tartu, Narva, veel üsna mitmes, siis on võimalik näiteks seal küsida, et nimeta üks positiivne asi, mis sul Euroopa Liiduga seostub. Seal ei ole õiget ega valet vastust, te tahate lihtsalt saada tagasisidet. Ja meil on tulemas üsna peatselt ka selline aruande lahendus, mis siis pärast annab teile tagasisidet, et mida siis on arvatud, mida kõige rohkem arvatakse, mis on sellised erilisemad asjad. Selline väga põnev tagasiside küsitluse saamise tööriist. Ja 3. asi on lase tehisintellektil otsustada. Kui me näiteks selle valiku teeme, siis me ütleme siin, et see on nüüd antud juhul küll väga, väga lihtne lahendus, aga ütleme, et kui see küsimus oleks olnud vähe keerulisem ja me oleme seda ise testinud, see on nüüd meil väga, väga värske asi. Et kui me näiteks küsime siin mingisugust aastaarvu, mis aastal hakkas mingisugune asi, siis kui me kirjutame siia numbri sisse, et 1940, siis nüüd vastaja ei pea enam vastama täpselt numbriga õigesti 1940. Ta võib kirjutada sõnadega, ta võib kirjutada niimoodi, et näiteks 19 ja 40 või 40 proovisime isegi. 19.40 proovisime vastata ja AI suutis selle vastuse ka ikkagi õigeks lugeda. Nii et siin on võimalik palju keerulisemaid konstruktsioone teha, et AI on tänapäeval sellise väga vahva võimekusega lihtsustada oluliselt mängukorraldajate elu. Pildi küsimus on see ka, mida paljud kasutavad. Eesmärk on siis see, et kui sa sellesse kohta jõuad, tee oma seltskonnaga pilti ja jällegi tulevikus on meil tulemas AI võimekus, mis ütleb ära, et ma tahan selle pildi peal näha mingit asja, ma tahan, et roniksite kivi peale ja teeksite koos selfie, siis AI vaatab pärast seda võistleja tehtud pilti ja vaatab päriselt, kas nad on seal kivi peal või ei ole ja vastavalt sellele annab siis näiteks punkti, nii et see AI maailm on meil päris hästi edasi arenenud juba. Nii, ülesannetest edasi
järjekorrast. Järjekorra punkt on kasutatuses nii turismikaartidel kui ka võistlustel. Et kui näiteks turismikaardid on üles ehitatud sellisena, et on mingisugune lugu, mis algab ühest kohast ja lõpeb teises kohas, siis on oluline, et see rada läbitaks nagu teatud õiges järjekorras. Või ka võistluste puhul on selline, et kus tahetakse mingit teatud järjekorras punktide läbimist või on kuskil selle raja sees on mingisugune lõik, kus te tahaksite, et vaat need punktid 5, 6, 7 oleksid läbitud just nimelt selles järjekorras. Siis saab sellele igale objektile saab anda oma järjekorra numbri. Ta ei tähenda täpselt siin 1, 2, 3 ei tähenda järjekorra numbrit selles mõttes, et see on esimene, teine, kolmas, see tähendab pigem nagu sellist prioriteeti. Et kõikidel on vaikimisi 0, see tähendab seda, et kõik võivad kohe sinna punkti jõudes võib selle punkti läbida. Aga kui meil on näiteks siin prioriteet number 1 pandud, siis see tähendab seda, või on näiteks meil 2 punkti, millel on pandud 1, siis see tähendab seda, et ütleme siis niimoodi, et meil on siin Eiffel Toweril on pandud järjekorra number 1 ja sellel Champ de Marsil on pandud järjekorra number 2 või pigem siis see prioriteet 2, siis see tähendab igal juhul, et Eiffeli Tower ma pean läbima ta ennem. Kui ma kogemata jõuan siia sellesse Champ de Marsi punkti, siis ta vaatab, et kas mul on prioriteediga 1 objekte, mis on mul veel läbimata. Ja ta leiab, et jah, Eiffel Tower on järjekorra numbriga 1 või selle numbriga 1 siis, ja see on läbimata, siis ta ütlebki seda, et minge sinna punkti. Markeritest nüüd hästi kiiresti. Markerid on lihtsalt selline suur valik erinevaid markeri pilte ja värve ja kujusid, et kui te tahate natukene oma kaarti kuidagi disainida, siis on võimalik neid kujusid ja pildikesi siia panna, aga teil on võimalik laadida üles ka täiesti iseenda marker. Võib-olla on see mingi kooli logo või mingisugune piirkonna logo või midagi sellist. Nii, aga ma arvan, et praeguseks vast kõik selle tegemisega. Nüüd ma võtaksin ette tõlkimise ja siis tuleb meil veel hulk erinevaid asju, aga teeme inglise keele. Ütleme, et me tahaksime, meil see eestikeelset kaardist tahaksime saada ingliskeelset kaarti. Kokku on meil siin kuni 50 keelt ja neid on võimalik lisada kõik see peale, aga teeme praegu ainult ühe inglise keele. Nüüd kogu see sisu, mis on siin eesti keeles loodud, kõik objektid, kirjeldused, küsimused, vastused, kõik tõlgitakse automaatselt ära vastavasse keelde. Muidugi eesti keelt aluskeeleks võtta on natukene kehva, et kui me soovitame, kui te tahate mitmekeelset asja teha, siis kindlasti alustage inglise keelest. Tehke kõigepealt valmis ingliskeelne variant ja siis tõlkige teistesse keeltesse, sest inglise keel on hästi suur ja kasutatav keel ja selle tõlge erinevatesse keeltesse, selle kvaliteet on ka oluliselt parem. Aga nüüd, kui ma tegin selle tõlkimise valmis, ma läheksin nüüd järgmiste võimaluste juurde ja selleks on näiteks audio. Ja ma alustan, ma jätsin selle audio just nimelt peale tõlkimist väga konkreetse põhjusega. Ma tahan näidata audiot just nimelt inglise keele puhul. Näiteks me võtame selle sama esimese punkti, mis räägib meile sellest, tegelikult võtame selle Eiffel Toweri hoopis. Nii, mina vajutan selle nupu peale nagu tekst kõneks, text to speech. Kas nüüd ma tahaksin küll vastust saada, kas te kuulete, kui ma vajutan seda play preview. Kas oli kuulda, ma küsin ka siit kõrvalt. Oli aga halvasti. Nii, ma teeksin korra väikse. Ma tean, et kuskil peaks olema siin koht, kus ma saaksin seda audiot.
Nii, ma leidsin selle nupu üles, ma proovin nüüd korra uuesti. Vajutan korra uuesti selle play preview peale ja andke mulle siit jälle märku, kas nüüd tuleb audio paremini. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Nii, kui te kuulsite seda audiot, siis see oli juba päris hea, minu arvates. Ja nüüd meil terve nimekiri erinevaid hääli, mida me saame siin kasutada. Natukene teile demonstreerin neid. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Võtame siit näiteks ühe naisterahva hääle ka. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Üks asi on nüüd hääled, aga teine asi on nüüd, mis on ka täiesti verivärske asi, mida ma arvan, et keegi veel ei ole siin keskkonnas näinud, kuna see minu teada sai alles just täna üles. Kiirustasime, et seda täna teile näidata. On võimalik muuta ka selle hääle, sellist häält ennast, mitte võib-olla tämbrit, aga kuidas seda esitatakse. Et näiteks professional hääl, kuidas ta kostub. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Seda kõik te saate siin ise testida, aga paneme siin paar näitet juurde. Näiteks, kuidas võiks kõlada hull teadlane näiteks. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Teil on võimalik ka ise oma selliseid kõnekarakterid või sellist settinguid teha. Mina olen näiteks siin 2 tükki valmis loonud, et mis on hästi kiire lugemisega ja kõrge. Ja see juhend on siin ükskõik millises keeles te võite seda teha. Minul on siis kirjutatud siia, et väga kiire kõne ja väga kõrge hääl. Ja vaatan, kuidas ta nüüd mängib seda sama teksti. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Või siis vastupidi, aeglane ja madal. The Eiffel Tower is a 324-meter high iron structure in Paris, completed in 1889. Ja kui see hääl ja kõik teile sobib, siis vajutage lihtsalt nuppu Start Generating ja hetke pärast tehakse teile see audiofail valmis ja saate pärast kuulata. The Eiffel Tower is a 300... Nii, aga audioga veel edasi, et see on ainult AI hääl. Tegelikult on, kui ma selle siit ära kustutan, siis on võimalik väga erinevaid asju. Näiteks muuseumite puhul me oleme hästi palju kasutanud päris inimhäält, kus inimesed käivad reaalselt stuudios, näitlejad näiteks käivad stuudios lindistamas neid lugusid sisse. Ja siis need helifailid lihtsalt laetakse siit lihtsalt üles failidena. Või soovite mingisuguseid heliefekte siia lisada. Näiteks siin on mingisugused, mis meil siin huvitavad on, loomade hääled, vaatame, mis meil kanade hääl näiteks. Ühesõnaga, ma ei hakka väga pikalt seda näitama, aga helidega on võimalik väga põnevaks ja huvitavaks seda kõike teha. Nüüd järgmise asjana räägiksin natukene QR-koodidest, et ma kerisin siia kõrvuti 2 QR-koodi. Siin vasakul pool all nurgas on selle kaardi või mängu või tuuri üldine QR-kood. Seda te saate kasutada ka testimiseks. Ja siit nupu alt saate ka seda siin kaardi peal, kus on see share'imise nupp, saate seda QR-koodi välja trükkida ka näiteks alla laadida vektorfailina, kui teil on vaja printmaterjali, mingisugust flyer'id. Aga see QR-kood on kõige rohkem kasutatav lahendus selleks, et kuidas sellesse mängu pääseda. Ja teine võimalus on ka kasutada otselinki,
siis URL-i, mida te saate kuskil oma Facebooki või emailidesse jagada, et kui seal mobiiliga selle peale klikitakse, siis minnakse edasi kohe mobiili allalaadimisel või selle äpi allalaadimise ja selle avamisel kohe hüpatakse sellesse kaarti sisse. See parempoolne QR-kood on nüüd objektipõhine QR-kood. Kui te seda avate, siis avaneb kohe konkreetselt see Eiffel Toweri punkt selle äpi avanemisega ja seda kasutatakse nüüd enamasti just siseruumides, seda saab ka autori puhul või siis õuetingimustes kasutada, aga enamasti kasutatakse seda siseruumides, kus GPS-i levi ei ole ja saab objektide juurde riputada selle QR-koodi, näiteks koolidesse saab luua sellise mängu, et lihtsalt trükite selle QR-koodi välja ja riputate kuskile siis koolimaja ja nad peavad siis otsima näiteks neid punkte ja kui nad siis mobiilirakendusega seda QR-koodi nii-öelda pildistavad, seal on mobiilirakenduses kohe see QR-koodi pildistamise nupp olemas, siis ta tuvastab ära, et ma olen siin ja siis ma saan seda punkti või seda ülesannet täita. Nüüd võtame uuesti, tuleme tagasi, räägime, mis asi on kaaslane. Kaaslane on üks väga vahva uuendus, mis me tegime juba eelmisel aastal, aga me seda vaikselt edasi arendanud ja sellest hetkest, kui me neid kaaslasi hakkasime, see võimalus tekkis, ma ei tea nüüd küll ühtegi mängu, kus ei oleks kaaslast kasutatud, vähemalt kõik need, mis on nüüd meie poolt tellitud, kõik on sisaldanud ka kaaslaste loomist. Meil on vaikimisi, on hulk kaaslasi siin olemas, kus see vaikimisi kaaslaste nimekiri on meil, need 6 kaaslast, aga teil on võimalik luua kõigil oma kaaslane, näiteks nüüd selle Euroopa päeva mängu puhul, mis tuleb järgmine reede, on kasutuses see tähekene, näiteks Tartus, võib-olla me ei tohiks seda rääkida, see on võib-olla üllatus, aga on selline vahva tegelane tulemas. Näiteks meie võiksime siin, kuna meil on osaliselt on Prantsusmaaga seotud, võib-olla paneme siis selle Napoleoni meile siia hoopis selleks tegeliseks. Me saame muidugi neid kõiki siin ka ise luua, aga praegu meil on see Napoleon siin olemas. Nii, ja nüüd peaks olema, kas ma jõudsin ära salvestada? Nii ole, vaatan korra veel. Ta näite valikutes, peame ta panema, määrama nagu vaikimisi ka. Nii, nüüd on meil Napoleon siin kaaslasena ka olemas. Napoleoni või kõikidel need kaaslastel on olemas sellised vaikimise tekstid. Kui te siia mitte midagi ei märgi selle objekti puhule, selle Napoleoni oma teksti, vaid jätate nii-öelda vaikimisi kaaslase tekstid, siis seal seadete all on selline nimekiri erinevatest vaikimisi hüüatustest ja lausetest. Nii tore, et sa siia jõudsid või et näed, ma jõudsin just enne sind siia. Aga teil on võimalik igale objektile nagu oma mingisuguse kommentaari ka jätta. Et kui ta tahab nagu kangesti selle Eiffeli Toweri kohta midagi öelda ja öelda, et olen siia otsa isegi roninud, näiteks selline lause, siis mobiilirakenduses ja mitte ainult ka siis ka veebikaardi peal kommenteerib ta peale seda kirjeldust siis sellist asja. Natukene raamidest veel, mis asjad on pildiraamid. Lähme siia seadete juurde tagasi. Ja siin isikupärasta lehel on selline koht siin lõpus nagu fotofiltrid. Mis asi on fotofilter? Ma kohe teile näitan, et ma laen siia paar fotofiltrit. Valime, mis meil siin näiteks on. Ja kuidas ta siis toimib. Kui teil on, näete siin ilusasti on pildiraam tekkinud sellisele seltskonna fotole ümber. Teil on võimalik siis, kui teil on võistluses on ülesanne, kus on vaja pilti teha, siis kõikidel piltidel on võimalik teie enda disainitud fotoraam siia ümber panna. Ja kui võistlejad või mängijad on teinud
pildi seal selles mängus, siis see pilt jääb nende enda fotoka pildigaleriisse, mida nad saavad ka share ida Instagramis või Facebookis ja see töötab siis samal ajal väga hästi ka sellise täiendava turundusvahendina. Ja turismikaartide puhul kindlasti on mõistlik ka luua mingisugune piirkonda tutvustab piirkonna kujundusega selline raam siin ümber. Natukene on meil aega, me oleme hirmsasti ajahädas võib-olla sellise alguse tehnilise probleemiga. Ma võib-olla teil ei hakkaks neid lisad tasulistest teenustest rääkima, aga siin on võimalik erinevatel objektidel lisada ka erinevaid tasulisi teenusi, et kui me näiteks tahame, et meil on siin Eiffeli Tower ja me tahaksime koguda selle restaureerimise eest raha, siis me saame siia luua sellise annetamise nuppu ja inimesed, kes siis seda kohta külastavad, siis saavad Eiffeli Toweri objekti vaadates vajutada nupule, et anneta 3 euri näiteks mingisuguse ühise vahva toreda eesmärgi nimel. Piletitest mul oli plaanis rääkida, aga ma sellest praegu ei jõua rääkida, et kes seda tavaliselt kasutavad need firmad või giidid, kes tahavad luua selliseid tasulisi mänge või tasulisi turismikaarte, aga nendega me saame rääkida juba spetsiifiliselt eraldi. Nüüd ma aktiveeriks selle mängu, teeksime ta siis nii-öelda avalikuks. Ja siin üleval on meil nupp vaata üle ja avalda. Vajutame selle peale, see koheselt ei avalda seda. Kõigepealt tuleb lahti selline nimekiri asjadest, et nii-öelda kontrollnimekiri, et mis meil siin tegemata on. Meil on kaardi üldkirjeldus on veel lisamata, näitab siin seda. Kui me lähme siin seadistustesse, siis on meil koht, kus me saame ilusasti selle kaardi üldkirjelduse ära sisestada. Aga üldiselt me võiksime ta vist juba avaldada, sellepärast et paistab, et muud asjad on meil suhteliselt head. Ja nüüd ma taga avaldan. Ennem kui me lähme siin settingute juurde, ma tegelikult pakuksin teile välja, et äkki te proovite seda QR-koodi, mis siin all vasakus nurgas on. Te vist näete kõik ekraanil seda. Proovige oma telefoniga sinna mängu korra siseneda. Ma peaksin samal ajal tegelikult vist selle, kui te saaksite nüüd hetke veel oodata, ma teeksin seadistustes ühe sellise triki, ma võib-olla pärast ehk jõuan teile näidata. Koolituse mänge on siin, ma vaatan, juba tekkinud ligi 10 tükki, kõik on ilusasti meiega koos katsetanud. Nii, üks hetk. Nii. Ma käisin seadete all ja tegin ühe nupuvajutuse kaardiseadet mobiilirakenduses, et näita punkti lisainfo klikkimisel. Kui tavaliselt on siin disable, eks see tähendab seda, et igal juhul peab sinna punkti sisse pääsema või tähendab seal punktis füüsiliselt olema, siis meil on erandkorras loodud üks selline võimalus, et näita ja mängi ilma külastamiseta. See on praegu aktiivseks pandud. See tähendab seda, et kui ma nüüd kuskil punkti peal klikin, siis ma saan ka päriselt kohe mängida, ma ei pea see füüsiliselt kohal olema. See küll käib natukene meie põhimõtete vastu. Me tahame edendada sellist tervislikku liikumist ja sellist eluviisi, aga see on selline võimalus luua kas või geograafia tunni jaoks selline mäng, kus ei pea päriselt kuskil seal Prantsusmaal kohal käima, vaid lihtsalt seal peal klikkimisega on võimalik siis nii-öelda seal ära käia ja mängida. Aga ilmselt praegu seda vist praegu teha ei saa, kõrvalt öeldi
et siin selle koolituse raames me peaksime võib-olla paar asja ennem üle kontrollima, aga ühesõnaga ma usun, et te saite nagu mõttest aru. Ja nüüd tegelikult on kell ilusasti juba 4 saanud, aga kui te natukese veel kannatate, siis me tegelikult täitsa mõistame, kui homme on vaba päev ja juba sooviksite kangesti koju minema hakata. Aga ma näitaksin teile mõningaid asju veel, kellel veel aega on ja huvi. Et settingutes on, üldseadetes on mõned sellised olulisemad asjad, mida võiks siis nagu teada. On alguse lõpuaeg kindlasti ja nüüd ligipääsu kohta. See on asi, mida meilt on üsna palju küsitud. Et kui te soovite oma kaarti kaitsta parooliga, näiteks tegemist on mingisuguse avaliku kaardiga, aga et ei taha, et keegi sinna sisse pääseks, siis saate siit parooli peale panna kas või ajutiselt. Mängu võistlustüüpides on 2 võimalust registreerida, kas on e-registreerimine või on avalik registreerimine. E-registreerimine tähendab seda, et teie kui mängu korraldaja peate siis kasutajate seadetalt looma ise kõik kasutajad ja igale kasutajale või igale võistlejale siis oma kasutajanime parooli siis reaalselt üle andma, et nad pääseksid mängu sisse. Aga avalik registreerimine tähendab seda, et saate lihtsalt registreerida äpis. Iga inimene, kes seda linki teab ja oskab sinna mängu minna, saab siis ennast sinna registreerida. Kas e-mail on vajalik või mitte, on oluline just pigem koolidele, et vaikimisi on see e-mail oluline, aga näiteks kui õpilased ei pruugi omadagi e-maili aadressi ja sageli ei oleks see vajalik, siis võib selle e-maili välja lülitada ja sellisel juhul kasutatakse lihtsalt õpetaja e-maili ja võistluse lõppedes tavaliselt saadetakse kõikidele võistluses osalejatele ka selline võistluse aruanne, nende tulemused, aga siis sellisel juhul ei saadeta, vaid et selle info saab siis õpetaja. Kuva registreerimisel lisaväli on ka mõnda aega olnud kasutuses, aga läheb kasutusse ka nüüd järgmisel nädalal Euroopa päeva mängu puhul ja näiteks see on selleks, et registreerimine küsida mingisugust lisainfot, et näiteks kõik need mängud, mis tulevad Tallinn, Tartu, Narva, Võru, ilmselt teisi veel, tuleb siia, kirjutatakse siia lisavälja nimetuseks kool ja klass. Et selleks, et kui nad pärast auhinnad välja loosivad, et siis oleks võimalik teada, millisest klassist see õpilane oli. Et näiteks Tallinna puhul ma tean 9. mail, kui on Euroopa päeva mäng toimub Tallinnas või vanalinnas, siis seal loositakse kõige aktiivsemale koolile välja 3000 euri nende kevadise ekskursiooni jaoks näiteks. Ja me teame ka seda, et näiteks Euroopa Komisjon, kes seda korraldab, et nemad lubavad osaleda isegi kooli õpilaste vanematel, et siis nii-öelda vanemate toel oleks tõenäosus saada sellel klassil selle peaauhinna saajaks nagu suurem. Siis need lapsevanemad ka võivad osaleda ja kirjutavad oma õpilase kooli ja klassi siia. Isikupärastamises oli meil omaegu juttu juba, siin olid need kaaslased ja raamid ja kirjeldus ja mõningaid asju veel ja mobiilirakendusest on nüüd küll üsna palju erinevaid seadistusi, aga meil on väga head ja põhjalikud juhendid olemas selleks, et aru saada, mis midagi teeb. Et näiteks saada hetke asukohta, klikkige siin selle plussmärgi peal ja siin on üsna hea jutt selle kohta, et mida see päriselt teeb. Näete, siin on mõne koha peal on siin päris põhjalik jutt kohe selle kohta, et ma ei hakkagi neid kõike siin välja ette lugema ja kõik on ka ilusasti eesti keeles olemas. Nii, küll on siin mitmeid asju veel, aga nagu ikka me oleme kangesti aja edas, me mõtlesime tükk aega, kas teha 1,5 tundi või tund, aga üritasime teie aega säästa ja püüdsime siis jääda tunni aja peale. Aga suured tänud teile ja ilusat mängude ja turismikaartide loomist.